raadiosaade Vaba Sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tere tulemast kuulama rahvuskonservatiivset poliitikasaadet Vaba Sõna. Stuudios on Evelin ja Anti Poolamets, Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed. Ja me vahendame teile kõige värskemat teavet Riigikogu istungisaalist, komisjonidest ja kuluaaridest. Ja täna me alustame saadet Rail Balticu jamadega, räägime valitsuse sisserände leevendamise plaanist, jätkame energeetika teemaga, sest Riigikogu menetluses on mitu eelnõud, mis tõstavad energiakulusid ning soosivad tuuletööstuse pealetungi. Ja lõpuks räägime haridus- ja teadusministri ettekandest Riigikogus neljapäevasel istungil. Evelin, kõigepealt siis palju õnne, me saame arvatavasti kunagi sõita Häädemeestele Rail Balticuga ja siis me jäämegi sinna toppama, sest Läti pool ei ole isegi projekteerimisega alustanud just seda Eesti osa peale, et 200 kilomeetrisest trassist on umbes 43 kilomeetrit neil siis projekteerimisel või projekteeritud. Eesti ots on täiesti tegemata, rahad on leidmata, puudu on miljardeid ja miljardeid. Nii et tegelikult kui tunnistas ka Läti esindaja, kes siis käis Eestist, on siis Rail Balticu uurimiskomisjoni esimees, ütles, et Läti saab kindlasti samal ajal valmis, kui Eesti tahab saada ja väga suure tõenäosusega ei saa ka Eestiga valmis. Ja lisaks on meil miljardeid puudu järgmiseks ehitusprojektiks. Ja tere ka minu poolt ja tõesti aastaks 2030 ootab Euroopa Liit Eestilt ja Lätilt ja Leedult, et meil on siis valmis osa sellest üldisest Euroopa Liidu teedevõrgustikust on meil valmis Rail Baltic ja tõesti, nagu sa ütlesid, ei ole meil mingit lootust või mingit võimalust sundida kuidagi lätlasi kiiremini tegutsema. Lätlased on öelnud, et enne 2035. aastat pole neilt küll mõtet midagi loota ja mis teeb asja keeruliseks ja tekitab ka palju küsimusi, et kui kuupäevadest kinni ei peeta, siis terandab meil ju trahv ja mitte väike. No igal juhul kõik need muinasjutud, kuidas saadakse hästi progressiivne raudtee valmis ja seal algab meeletu kaubavedu, need on kõik õhulossid ja valed. Ja küll leiutatakse kogu aeg uusi asju, küll on julgeolekuteemaline raudtee ja häda on selles, et rakett jõuab igale poole. Ei ole sellist kohta Eestis, mida ei saaks vaenlase tahtel purustada, hävitada ja küsimus on ju muidugi selles, et me hoiatasime algusest peale, et kui see projekt tuleb, kui pressitakse, siis teeme vähemalt Tartu ja Valga kaudu, ärme hakka paralleelraudteed tegema, vana Pärnu liini üles kiskuma, sest siis oleks meile midagigi jäänud, oleks korralik Tallinna-Tartu ühendus tekkinud hulga viaduktidega, see oleks päris maha visatud raha, aga täna me läheme sellesse suunda, et ongi kusagil Pärnu lähedases suures soos palju kruusa. Kui me nüüd vaatame seda kaarti, vaatame Eestit, Leedu ja Läti kontekstis, siis on näha, miks on valitud see üle Pärnu tulev trajektoor, et lätlased olid kavalad, nad ei tahtnud, et tuleb selline suur raudtee, mis kuidagi lõhestaks seda riiki, vaid suruti võimalikult sinna mere äärte ja nüüd ongi meil see Tallinn-Pärnu seetõttu siin ühes läänepoolses Eesti servas, põhimõtteliselt meile on ta kasutu, oleks ta ühendanud seal Tartut ja Riiat selliselt ja vähe sellest, et me seda raudteed nüüd ehitame, meil on ju vaja ka sinna ronge osta, selleks on planeeritud ligi 70 miljonit eurot ja hetkel me oleme olukorras, kus leiti ka korruptsioonikomisjonis Riigikogus, oli see teema arutluse all ja meie poliitikud või valitsuse liikmed keerutavad ja püüavad hiilida mööda vastusest, et kui tuleb nüüd see Euroopa Liidu trahv,
et kes selle siis kinni maksab, kui meie oma poolt teeme kõik ära, meil on tähtajaks see trass valmis, aga samas lätlased ei ole veel midagi teinud. Aga ma vahendan headele kuulajatele Kliimaministeeriumi ametniku sõnu, kes esines siis korruptsioonivastases erikomisjonis ja kehitas õlgu, kui selgus, et ainult häädemeesteni saab varsti sõita. Ütles, et aga vähemalt ei lähe rööpad rooste. Selline, jah. Ja Michal tuli veel välja Riigikogu infotunnis selle ütlusega, et Kreml teeb vastutööd, tuleb välja, et kõik lollused on ka Kremli süü, et vaata, kui on, meil on ka lollid Ivannid ahju peal, nii nagu Venemaal, et päris ilma me neist ei ole ja rahal laristatakse üüratutes kogustes ja mina ütlen, et lollus on see, kui sa laristad raha, mis võiks minna riigikaitsele, sest kuigi mulle ka meeldiks, kui ehitatakse igasuguseid toredaid asju, aga unustatakse ära, et pärast tuleb ka ülalpidamiskulu ja see võib olla 100 miljoneid aastas ja kaubavedu nagu näha ei ole ette. Võib-olla siis fosforiiti taibataks vedama hakata. Praegu ju kavandataksegi nii, et on tehtud mingid arvutused, et selle trassi hoolduskulud on aastas 50 miljonit. Ja see on ju eriline trass meil, nagu te teate, see on ju arvestatud selle järgi, et see rong hakkab liikuma seal ligi 200 kilomeetrit tunnis ja see nõuabki väga suurt hoolduskulu ja me nimetame siis tulevikus seda kuluks, et rööpad ei läheks rooste, et kui muidu on meil graafik, Häädemeeste Tallinn, et kell 6 või kell 5, siis meil hakkaks see graafik siis vastavalt selle järgi olema, kas on vihmasem ilm ja siis paneme paar rongi tihedamalt liikuma, mitte, sest vajadust nagunii ei ole. Vajadust ei ole, just nimelt kõik algab ju nõudlusest. Kui meil oleks tohutu vajadus inimestel Riiga rongiga saada, siis see on arusaadav, aga ei ole seda vajadust. Päevas on umbes 10-15 väljumist Pärnu-Riia suunas ja ma olen käinud vahel lennujaamas ja näinud, et vabandage väga, bussid on tühjad ja neistki pooled inimesed lähevad Pärnus maha, et kas me teeme siis lihtsalt mingisuguse Varssavi ekspressi, kus tegelikult inimesed sõidavad Pärnusse ja selleks tõmbasime Pärnu raudtee üles, et siis panna uus raudtee asemele ja mitte midagi ei saa aru. Ja lohutuseks, kallid inimesed, kes tahaks nagu Riiga tempokamalt sõita või tegelikult tegid ametnikud mõne päeva tihedat tööd, seda tööd oli oodatud ammu ja aastakümneid, et nad panid lihtsalt klappima Eesti ja Läti rongide graafikud, ehk siis on võimalik nii Riiga kui Vilniusesse praegu sõita tänu graafikute sobitamisele. Valga jaamas on ainult 15 minutit vaja oodata teisele rongile ümber istuda, siis Riiga, seal on vist üks ümberistumine veel ja oledki Vilniuses. Kõik on selles mõttes olemas. Ei, neil on vaja matta miljardeid. Juba see energia, mis kulub ehitamisel, on enne kuulmatu, see vaimne energia juhtimine. Mitte ainult see raudtee tuleb ju põhimõtteliselt üle seal Natura-alade, üle soode, et sinna ei lähe mitte ainult energiat, vaid väga palju ka loodusressursse ja ikkagi mängitakse justkui seda mängu, et ei tule neid trahve, ei tea veel, küll need lätlased valmis saavad, aga kui me vaatame, kuidas on käitunud Euroopa Liit, kui tal on põhjust trahvi väänata, siis ta väänab seda täie rauaga ja antud olukorras ei ole see trass ei ole jaotatud Läti osa ja Leedu osa, vaid see on üks ühine aktsiaselts, kes vastutab selle juriidilise kehana, vastutab ta Euroopa Liidu ees ja me hakkame maksma trahvi, nii et vähe ei ole, ka lätlaste eest. Ja selle teema lõpetuseks vaadake, raha ei leita Haapsalu raudtee jaoks. See oleks tõsiselt mõistlik asi taastada see jupp ära, mis on Turba
ja Haapsalu vahel, seda raha ei ole enam väga palju tarvis. Mina tahaks, et Lääne-Virumaal hakkaks rong liikuma Rakverest kuni Kundani, raudtee on olemas, ta võiks seal päevas mitu korda käia. Et miks mitte, et neid siseriiklikke juppe korda teha ja ühendada rohkem oma riiki seestpoolt ära. Aga selleks ei ole sentigi ja mäletad, kui Reform jälle valitsust vahetas, siis ta tõmbas viimasedki sendid maha, mis pidid Haapsalu raudteele minema. No ei tohi, ei saa, ei või. Mina olen muide ka Haapsalu raudtee taastamise toetusrühma liige. Ehk siis see näitab, et me ikka oleme raudtee poolt ja ka mõistlike lahenduste leidmiseks. No kui me vaatame üldse seda Pärnu ja Tallinna maanteed, et kes on sunnitud olnud Pärnu ja Tallinna vahet liikuma, siis see olukord on ikka väga nutune. Seal on aeg nii seisma jäänud, kui üks aeg seisma saab jääda, et Narva suunas on meil maanteed välja ehitatud, Tallinna maantee hakkab ka juba enam-vähem korda saama, väga suures osas on see 4-realine, aga Pärnu on küll nii ohtlikud möödasõidud ja käänuline, kitsas trass, täiesti sõnu ei ole. Ja siis veel kord tervitusi häädemeestele sõitmiseks. Aga läheme Evelin pärast väikest pausi juba tööjõu teemade juurde. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Ja oleme uuesti stuudios, tuletan meelde, et täna räägivad teile oma poliitilisi seisukohti Anti Evelin Poolamets, vahendame Riigikogu värsket infot. Ja üks värske info on see, et meil tuleb varsti komisjonides valitsuse otsusel tööjõu sisse toomise järjekordne leevendus ja siseminister Igor Taro ütles, et ettevõtlusliidud olid selle taga, võõrtööjõu värbamisel antakse edaspidi erandeid jälle valdkondadele, vasakule, paremale, igale poole ja siis kui varem oli nõutud pooleteisekordne palk, sektori keskmine palk või üldse Eesti keskmine palk, siis nüüd tehakse palganõue sektori põhiseks või piirkonna põhiseks, näiteks Valgamaal on ju väiksem keskmine palk, et peaasi, et saaks sisse tuua ja sellest, mis on siiamaani sündinud, on ju neile vähe, et meil on olnud 70 aasta suurim sisseränne aastatel 2019 kuni 2024. Jah, et nüüd tuleb välja, et meil on vaja rohkem oskustöölisi ja odava raha eest oskustöölisi, et sellest on nüüd tehtud uus algatus, et sügisel peab see siis jõudma ka Riigikogu ette, et kuna tänavu on meil kvoot 1300 luba, siis tahetakse see tõsta 2-kordseks ja tekib küsimus, et nagu meil oleks vähe neid nii-öelda töölisi, kui me vaatame, mis toimub taksonduses, mis toimub teeninduses. Voldid. Ja kui sa ka veel suhtled või näed kas või kuskil avalikkuses mõnda välismaalast ja küsid, et kuidas ta siia tööle sattus. Oi ei, vastatakse, et ega ma ei tulnudki tööle, ma tulin õppima, kõigepealt tuleks õppima ja õppimislubadel ei ole meil mingit kvooti, kõik, kes tahavad, võivad tulla õppima Eestisse. Ja Eesti ülikoolid näevad päris Aafrika, Araabia ülikoolide moodi juba välja. Ja ülikoolide juhtkond on väga nii kurb, kui see ka ei ole, samasugused nagu mingid nõukogude üleliiduliste tehaste direktorid, kes täiesti süüdimatult toovad immigrante sisse. Ja siis see õpisildi all väga paljud viskavad 2 pärast koolikotti nurka, hakkavad Bolti ja Wolti sõitma, ehk siis see on immigratsioonipump. Eesti on nagu mingisugune
tõeline 80ndate keskpaiga immigratsiooniparadiis ja seda on valus vaadata. Ma toon teile ikkagi mõned numbrid veel, et mis see statistika siis ütleb 2019–2023 täpsemalt on neid mõõdetud. Tuli elama Eestisse 97 000 Eesti kodakondsuseta isikut. Osa neist ka lahkus, aga saldoks lõpu kokkuvõttes jäi 68 000 Eesti kodakondsuseta isikut. See on, ütleme, pärast sõjajärglise massi sisserändega võrreldav, see oli 50ndad ja 50ndate alguses, kui hästi palju Nõukogude Liidus sisse pressis ja väiksem kui need Lasnamäe peale pressimise ajal. Ainuüksi araablaste ja hindude mass on kasvanud eri rahvustest muidugi, ka Afrikad ja kõik on. No üle 10 000 on visanud küllaltki lühikese ajaga, et see on meeletu, mis toimub. Ja eriti ebaloogiline on see uute Statistikaameti andmete valguses, mis toob välja töötuse määra, et 2025. aasta esimeses kvartalis oli töötuse määr 8,6% ja see on väga kõrge. Ja tööhõive määr 67,4%, ehk siis meie tööealistes käib tööl 67% ja kui nüüd mõelda selle peale, et meil ei ole ju niigi tööd kõikidele inimestele ja siis veel tehakse uksed lahti, et saaks veel odavamat tööjõudu tuua ja vägisi jääb selline tunne, et see on 2-3 ärimehe tellimus. Mulle tihtipeale tundub, et kui valitsuses tuleb mõni väga veider seaduse muudatus, siis see on ka nii kitsa ärikliki huvides tehtud. Need, kes on Reformi alati rahastanud ja upitanud ja potitanud, näiteks Tööandjate Keskliit on Reformierakonna pupujukude käes. No võtame kas või nende tuulikute planeerimine. Jälle toodi eelnõu, kus tehakse elu tuuliku arendajatele mugavamaks. Täpselt samamoodi oli ju selle Keit Kasemetsa seadus, kus võeti nõue, et riigisekretäril peab olema juriidiline haridus, tehti seadus jälle selle ühe inimese järgi ümber, et nüüd enam ei pea olema juriidiline haridus. No mida ma tahan ikkagi lisada, et ma olen näinud väga rahvuslikke ettevõtjaid, no tõeliselt rahvuslikke ettevõtjaid. Üks minu hea tuttav kunagi ehitas Metsavenna muuseumit oma firma rahade eest ja tegi isamaalist tööd. Sellised on palju olnud, et õigupoolest peaksid nemad pääsema taas mõjule, mitte Reformierakonna käsilased, kes tahavad meid mingiks nõukogude aegseks kolooniaks muuta. Ehk nemad on alla surutud, nii nagu ka ausad ametnikud, et ma mingil juhul ei ründa kõiki ametnikke, küll aga neid globaliste, kes arvavad, et nemad on riik riigis ja leiavad, et rahva tahe ei loe midagi. Tuletame meelde, kuidas kaporatuur tegi riigipöörde, nii me seda nimetame, kui oli abielureferendum ja päev enne kukutati valitsus siis Keskerakonna vastase kompromiteeriva materjaliga, et me ei saanudki abielureferendumit läbi viia, et keegi korrumpeerunud ametnik korraldas sõna otseses mõttes vandenõu, et seda hääletust Riigikogus ei tuleks, et see homoreligioon kestaks, nii et selliseid on, aga ma ütlen, et ausad ametnikud hakkake vastu ometigi, me peame ehitama põhiseadusriiki, rahvusriiki, mitte mingit voluntaristlikku multikulti paradiisi, kus elame nagu nõukogude ajal, kus on piiramatu sisseränne ja kõige viimasena arvestatakse eestlaste huve. Jah, et veel sellel nädalal ka Riigikogus toimus veel töötuse ja töötajatega seotud muudatused, võeti siis töövõimelistelt inimestelt töötutoetus ära või nad pigem hakkasid saama seda töötutoetust vastavate tingimustel. Ja mulle endal tekkis küsimus jälle selle kohta, et me väga palju seadusi oleme hakanud muutma seetõttu, et meil on väga palju Ukraina pagulasi. No võtame kas või see seadus, kus koolist võiks välja arvata
anda omavalitsus lapse, kes ei olnud kooli ilmunud mitme kuu jooksul ja ei olnud ka saadnud kontakti. Et varem see võimalus puudus ja nüüd mõelda, et kuidas seda toetust jagatakse, et inimene peab ikkagi käima kohal, olema eelnevalt töötanud, et seda saada. Ja see sama teema jällegi, et ma tean, et paljud inimesed kas Ukrainast kasutavad ära seda riigi hüve, et tegelikult nad töötavad võib-olla kuskil mustalt, aga võtavad riigilt veel seda töötutoetust. Ma lisan siia mõned numbrid, et kui nüüd arvestada rahvaarvu proportsioone, siis Eestis oli 2,8 korda suurem sisseränne kui Lätis. Lätlased hoiavad oma riiki ja olukord on neil palju paremaks läinud, nende stardipositsioon oli palju harvem, Läti oli veel venestatum kui Eesti ja Soomet ületame me 1,8 korda, et me oleme kõige suurema sisserändaga, et see on garanteeritud, kui Reformierakond on võimul. Kõigest sõidetakse üle, rahvusriigis sõidetaksegi üle ja üks lemmikteema on neil tõesti massi sisseränne ja mis on kõige inetum, et tuuakse lihtsalt Kesk-Aasia vabariikidest, parandan diktatuuridest, Usbekistanist ja Turkmenistanist, et vaatad Tallinnas Bolti taksojuhid, Kesk-Aasia vabariikidest, Abdurrahmanid, ühtegi sõna eesti keelt ei oska. Eesti keele olukord on juba tänu sellele massi sisserändele nagu 80ndate lõpus väga paljudes kohtades, pealinnas vähemalt ei saa eesti keelega hakkama. Aga nüüd on lisandunud sinna isegi mingid täiesti Võru ehituspoed, kus ei saa hakkama, kus Vene ajal võis väga, väga kenasti toime tulla eesti keelega, et nüüd mõne koha pealt on veel hullemaks läinud. Aga lisan veel lõpetuseks, et tööjõu tootlikkus on meil kukkunud kolinal ja olemegi siis selle koha pealt langenud 33. kohale, kuigi alles olime 20. koha peal ja meist on ette läinud Läti ja Leedu, nii et. No aga kui võetaksegi tööle madalapalgalisi inimesi, et siin ei tulegi innovatsiooni, inimene teeb selle töö ära, ta saab vähem palka, tema tootlikkus on väike ja samas sinna juurde ei ole ka seda arengut, et oleks innovatsioon, oleks ka tehnika areng seal just kõrval. Nimelt, ja kui me oleksime sama tootlikud nagu Lääne-Euroopa riigid, siis see võrduks 100–200 000 inimese sisserändega, et tõstame parem oma tõhusust, investeerime tehnoloogiatesse, toome mitte tööjõumahukat, vaid teadusmahukat tootmist sisse ja ongi meie probleemid lahenenud. Ma mäletan neid tööandjate nurinaid, et miks ta peab vähem oskusega inimesele maksma rohkem palka kui oskustega Eesti töötajale, siis tegelikult need asjad nii ei käi. See piirang oligi selleks pandud, et ei ole vaja võtta inimest, kes oskab sama tööd või teeb sama töö ära kui eestlane ja Eesti inimene tegi veel odavamalt ära, aga nüüd tahetakse asjad ikkagi nii pea peale keerata, et meie omad inimesed jäävad ilma tööta. Või peavad töötama madalama palga eest. Või siis nad tõesti peavad töötama madalama palga eest, nad ei suuda oma peret enam toita, nad ei suuda omale ka eluaset enam soetada. Sest võõrad töötavad odavama palgaga. Aga me läheme väiksele pausile ja jätkame energeetika teemadega. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre Raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Oleme jälle stuudios, tuletan meelde, et täna on saates Anti ja Evelin Poolamets, Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed. Ja Evelin, sel nädalal oli meil energeetika teema põletav, oli meie eelnõu, et lõpetada CO2 kvoodindus. Me saime opositsioonina oma sõnumeid edastada ja rääkida, kui suur rumalus ja kui kahjulik on Eestile kunstlik CO2 kvootide poliitika. Ja teisalt oli siis jällegi valitsuse planeerimise eelnõud laual. Et räägi, sina võtsid ka nendel teemadel sõna.
jah, et oli ka tõesti see teema veel lisaks põlevkivi teemadel ka, et ütlesime mõned sõnad seal põlevkivi energeetika elus hoidmisele ja kasutusele võtule, et ka valitsus tõi justkui selle eelnõu lauale, et me peame põlevkivisektorisse investeerima, sest justkui on vaikselt kohale jõutud, et see on meie ainuke reserv, et kui me need Estlingid on maha ütleme, läbi lõigatud või läbi küntud ja tuul ei puhu ja päike ei paista, siis me peame tõesti kuidagi hakkama saama, et selleks on jälle maksud, et me peame sellest maksma, et hoida seda põlevkivisektorit nii-öelda varuks ja see ongi kõik ääretult jabur, et me hetkel töötame maksumaksja, tarbija, elektritarbija rahadega töötame praegust üles 2 süsteemi. Üks on meil siis nagu tagavara, mis siis roostetab paikselt ja aeg-ajalt kasutame, kui päike ei paista ja tuul ei puhu ja siis me investeerime siis sinna taastuv ehk päikesesse ja tuulde. Ja Hiina tehnoloogiasse, et kõik läheb Hiina, tuulikulabad, kõik välja arvatud siis see betoon, mis tuleb põhiliselt nüüd Gotlandilt, selle klinker, sest meie CO2 kardinalid panid suurema osa Kunda tsemendivabriku tootmisest kinni. Nüüd me ostame sisse, Rootsis saab klinkrit teha, Eestis ei saa. Aga muu kilakola tuleb põhiliselt Hiinast, meie metsadesse jäävad 10-15 meetrised hiiglaslikud betoonkamakad, mis on nende Tallinna teletorni suuruste tuulikute vundamendid, et sellest jääb üks õõvastav jälg Eesti looduskaunitesse maastikesse. Ja 2 eelnõud olid ju sellised, mis olidki väga tuuleenergiat soosivad. Esiteks üks eelnõu pidi siis tagama, et need liitumislepingud oleksid võimalikult mugavad, et tarbija maksaks poole sellest võrguühendustest kinni, mida meie suured tuuleenergia arendajad meile see põldude ja metsade vahele ehitavad ja teise poole siis pidi kinni maksma tootja. Ja kui ma küsisin, et no kuulge, et kus see tootja siis selle raha võtab, loomulikult võtab ka see taastuvenergia tootja, võtab selle raha ju tarbija käest, et nii või naa see teeb meie elektri hinna väga kalliks ja teine väga häiriv eelnõu puudutas planeerimisseadust ja sealt võeti väga palju, planeerimisseadusest võeti välja väga palju paragrahve, mis olid seotud kohalike omavalitsuste kaasamisega, kohalike kogukondade kaasamisega, et kiirendada siis tuuleparkide ehitust ja planeeringuid, et mõnel puhul võis isegi detailplaneeringu ära jätta, et kiirendada ka kõiki neid keskkonnamõjude hindamist, et sa juba näed, et see asi on nii tasakaalust väljas, et siin ei ole enam sellist tavapärast demokraatiat ja sellist loodusega arvestamist, millega me oleme aastasse harjunud, isegi võib-olla vahest natukene ka kirunud, et miks need nõuded peavad nii tugevad olema, aga nüüd me näeme, et kuidas korraga heidetakse eemale ohustatud liigid, Natura-alad, rohevõrgustikud ainult ühele kitsa ärikliki huvides ja see äriklikk on tuuleenergia areng. Ja see on usundi tasemel liberaalide ja vasakpoolsete jaoks. On usund, et rohe tähendab gigantseid tuulikuid, muu ei ole roheline. Mina lükkan selle täiesti ümber. Minu jaoks on roheline Eesti küla edendamine, Eesti maaelu edendamine, Eesti põllumajanduse edendamine. Muidugi ka tervislik toit võiks sinna alla minna. Eks see ole see, kuidas keegi rohelist näeb, aga minu meelest nende prillid on punased, mitte rohelised.
ja ma arvan, Evelin, et me oleme ka oma tegevusega eeskuju näidanud, et me oleme maale elama läinud, me kasvatame loomi, aretame hobuseid, teeme peenraid, me teame mingilgi määral, mis see maaelu on. Me teame, millised mured on maainimestel, kuidas asjad ei ole sugugi sama perspektiiviga nagu kuskilt Tallinna kuldsest ringist. Nii et tegelikult näidake ette rohelised, minge maale elama ja kasvatage ka loomi, kasvatage teravilja, kasvatage puuvilju, juurvilju ja elage päris maainimese elu, siis see vaade muutub hoopis teistsuguseks kui mingisuguse linna inimese hüsteeritsemine maaelu teemal, ja pane tähele, energiatemaatikal peavad just maainimesed, kes elavad looduskaunites kohtades, mis on tõesti nende üks eelis, miks nad seal elavad. Samas on ka palju probleeme maal, eks ole, ühenduste puudumine ja nii edasi, et see võetakse nüüd ka ära, looduskaunid kohad võetakse ka ära. Ja muide, ma andsin ju üle EKRE eelnõu sellel nädalal, mille järgi tuleb hakata kaitsma põlisrahvaid, et rahvusvahelise tööorganisatsiooni konventsiooniga liitumise ettepaneku, ja siis ma ütlesin ka, et nagu täna meil jutuks oli, et milline oli eestlaste demograafia või immigratsiooni olukord, ma mainisin kõnes, et 1945 oli eestlaste osakaal rahvastikust 97%. Ja 89. aastaks me kukkusime 61%, et me olime iga kell vähemusse jäämas, pealinnas olimegi vähemuses. Ja me näeme, et sama trendid jätkuvad, et ja mitte midagi ei õpita ajaloost. Ja see sama vale seal juures, et jutt sellest, et meil on, võtab kas selle tööjõuga, et meil on tööjõu puudus, see on valetamine. Täpselt samamoodi on valetamine ka see, et meil oleks nüüd meeletult vaja tuuleenergiat ja päikeseenergiat. Me nägime, mis juhtus Hispaanias, see on muidugi suure saladuskatte all, et mis seal tegelikult juhtus, kohutavad anomaaliad, aga see ongi seotud, tegelikult need anomaaliad ka, et võrgud välja lülitavad, on seotud selle juhitamatusega. Kui ei teata, kui palju homme on see päikesepaneel võimeline elektrit tootma, sest ei suudeta ette ennustada pilve liikumist või et kui palju elektrit suudab tuulik toota, et see määramatus loobki ka selle energiasüsteemi väga, väga määramatuks. Juhuelekter, nii nagu öeldud, ja ma tuletan seda head huumorit meelde, mis oli paar nädalat tagasi, kui Anneli Akkermann, kes on ju rahanduskomisjoni esimees, ja tema siis tuli ja lajatas, et mis juhuelekter, Jumal ütles, piiblis ütles, et saagu valgus ja ja siis valgus saigi. Ja ma ütlesin talle vastu, et aga teate, lugupeetud proua Akkermann, et tegelikult päike paistab päeval ja mitte öösel. Öösel meil elektrit ei ole. Aga Anneli Akkermann on minu meelest väga hea näide sellest, mis toimub meie energiaplaneerijate peades. Ka neil on nagu selline jumalasse usk, et see roheenergia töötab kogu aeg ja selle ülejäänud osas nad kuidagi tõrguvad mõtlemast. Tihtipeale hakatakse võrdlema seda näiteks põlevkivi elektriga või juhitavat energiaga, et need asjad ei ole omavahel võrreldavad. Täpselt nii, ja Evelin, me läheme viimase teema juurde, mida ma lubasin rääkida, nimelt Kristina Kallas haridusministrina, haridus- ja teadusministrina oli Riigikogu ees neljapäeval, tuli kell 10 pulti, rääkis 20 minutit oma juttu ära ja siis oli küsimuste ja vastuste voor ja siis muidugi ka fraktsioonide kõned. Ja mina siis EKRE fraktsiooni poolt rääkisin, mida mina praegusest hariduse olukorrast arvan. Esiteks ma heitsin neile ette seda, et Eesti kooli venestatakse, et see üleminek diskrimineerib Eesti lapsi. Nimelt see on rohkem küll Tallinna ja mõnede teiste kohtade probleem, et kus vene lapsed tulevad kooli, nad ei oska eesti keelt. Need ühesed eesti lapsed, kes seal kuskil Lasnamäe koolis on, nemad siis istuvad paar-kolm aastat
lihtsalt suhteliselt igavledes kuulevad vene keelt ainult vahetunnis ja ümberringi, et läheb tohutu aeg, kuni vene lapsed eesti keele ära õpivad. Ja minu soovitus oli lihtne nagu EKRE oma. Enne ei panda lapsi kokku, kui eesti keel ei ole selge. Seda ei saa panna laste õlgadele, et nemad nüüd õpetavad kõikides koolides vene lastele või ukraina lastele eesti keele selgeks. Ja, et mul oli ka mõni nädal tagasi kokkupuude ühe huvitegevusjuhiga, kes ütles, et tema käis, ma nüüd ei saagi enam öelda vene või eesti kool, aga käis ühes Lasnamäe koolis lastele õpetamas keelt läbi liikumise ja ta ütles, et tundi oli küll vähe, nädalas korra, aga ta ei näinud mingit tulemust. Ta ütles, et ta käis terve aasta seal, iga tund tegi oma eestikeelsed tunnid ära ja nüüd kevadel ta tunneb, et mitte midagi ei ole õpitud. No kuidas see võimalik on, et mitte midagi ei jää külge? No jah, aga vene lapsed ju kannatavad ka selle all, et ehk siis kui nad ei saa aru, nii et see on mõlemad pidi kahjulik. Enne tuleb keel selgeks teha, siis vaadatakse alles, millised on gruppide tasemed, õpilaste tasemed. Võib-olla alles 3., 4. klassis, 5. või hiljem sobib mõningaid kokku panna. Järelikult see skeem ei tööta, et lihtsalt paneme tuimalt lapsed eesti keeles õppima, kas nad oskavad eestikeelseid tähti või mitte, kas nad saavad eestikeelsest tekstist aru, et see ei tööta. Lasteaedades on juba töö tegemata ja nii aastakümneid, siis oleks ammu probleem lahendatud, kui koolieelsetes lasteasutustes on võimalik keel selgeks õpetada. Me teame ju väliseestlaste kogemuses seda. Olid pagulased Rootsis või mujal, loomulikult said nad lasteaias keele selgeks juba, aga vene lastele ei suudeta õpetada. No kuidas see võimalik? Mina näen ka teatud kui jonni. Esiteks nad ei taha, et neid nagu sunnitakse eesti keelt õppima ja teiseks nad mõtlevad nähtavasti niimoodi, et kui nad nüüd kõvasti vastu punnivad, küll see hullus üle läheb, küll nad siis paari aasta pärast märkavad, et meil on hulk lapsi, kes on õppimises maha jäänud, kes ei saa eluga edasi, siis järelikult tehakse varsti neile vene klassid või vene järeleaitamistunnid, et laps peab ju ikkagi selle põhihariduse kuidagi ju Eesti riigis omandama, muidu ta ei saa isegi kutsekooli. Ja mida see veel kaasa tuleb? Õpetajate läbipõlemise protsent on ülikõrge, sest nad peavad olema ju keeleõpetajad, nad sisuliselt on eripedagoogid, sest see on ka eripedagoogika, kui pool klassi ei oska eesti keelt. Et nad peavad järgi aitama, siis nad peavad olema politseinikud pidevalt ja korda looma, koolipsühholoogid, meeletu töö, see psühholoogiline töökoormus, mida palk, mis on mõnevõrra tõusnud, ei ole väga hull selle palgaga, kuigi see ei kompenseeri seda, just seda koormuse kasvu. Või seda, et õpetaja ei saa ainult oma ainet õpetada, vaid ta tegeleb kõigi asjadega. Ja see põletab õpetajad läbi, et andke siis õpetajatele õhku. Seal on ikkagi midagi süsteemselt nii valesti, et esiteks õpetajad põlevad läbi, teiseks noored õpetajad ei taha tulla kooli, nad saavad hariduse, nad võib-olla isegi käivad mõne semestri seal tunde andmas, aga kui nad näevad, kui raske see töö on ja kui tänamatu see töö on, siis nad lähevad kuhugi mujale. Ja muidugi, mida ma ütlesin, et see, et meil on ikka veel väga kõrge tase, on tänu nendele õpetajatele, kes on distsipliini hoidnud, mõnes mõttes vanakooli õpetajad, kes ei ole läinud hariduseksperimentidega kaasa, kus hindeid ei panda ja miski pole oluline laps, kõik oleme üks suur sõbralik pere, peaasi, et pingutama ei pea. Ei, pingutama peab ja ainult see hoiab Eesti kooli maailma tasemel. Nii et aitäh kõigile õpetajatele, te olete erilised, kes on jaksanud hoida seda Eesti haridust PISA testide järgi maailma täielikus tipus. Aga see ei kesta, kui me hakkame sisse tooma halbu ideid teistest riikidest ja kas või Skandinaaviast, kus on niigi hariduse tase raginal kukkunud. Kunagi oli Rootsi maailma tipp, hiljuti oli Soome maailma tipp, aga nende tasemed kukuvad massiimmigratsiooni tõttu, sest immigrandid ei viitsi õppida, ei taha. Neil on vaja oma šariaati ja islamit ja väljas jõukudega hulkuda. Koolimaja akendesse kive pilduda, muide Rootsis on sadu ja sadu koolide süütamisi igal aastal. Vaat selline on see Skandinaavia eeskuju, et tooge ikka islamit sisse ja siis saate kiviga aknasse
ja nii on läinud paljudes Lääne-Euroopa riikides, et isegi viha hariduse vastu on tekkinud, mida varem pole täheldatud. No Kristina Kallasega seoses mul tuli meelde, et Riigikogus oli veel üks kummaline seaduseelnõu, mis siis lõpuks kehtestas börsiettevõtetele need sookvoodid ehk siis juhtkonnas, ettevõtte juhtkonnas pidi olema siis võrdselt neid alaesindatud sugusid ka ja Riina Sikkut kandis seda ette ja viis kogu aeg jutu sellele meeste ja naiste vahelisele võitlusele, et naised ikkagi ei saa piisavalt tähelepanu, ei saa piisavalt võimalusi ja siis samas sa loed seda seadust, seda marksistlikku seadust, kus ei ole ühtegi sõna ei meestest, ei naistest, vaid räägitakse vähem esindatud sugudest. Ja need võivad olla transsoolised, need võivad olla volasoolised, intersoolised ja mis nad kõik on. 150. Seda nad pressivad meile kogu aeg. Kahjuks me peame iga nädal sellise jamaga tegelema, sel ajal kui oleks vaja majandust turgutada ja kaitseväge turgutada. Ei, me tegeleme vulasooliste ja kvootidega. Aga veel enne lõpetamist ma tõin välja selle samas kõnes, et mis on tegelikkus siis meie haridussüsteemis. Pärast mind tähendab kõneles Liina Kersna, endine haridusteadusminister, aga milline auaste tal nüüd on, et on jälle kultuurikomisjoni esimees, mille eest? Selle eest, et ta tegi 3 miljonit kallima testihanke mõni aasta tagasi. Koos Mario Kadastikuga, kes nüüd juhib justkui Eesti energeetikat. Ja energeetikageenius, tuletan teile meelde, et nad jorutasid nende kooli testihangetega, siis oli aega küll kuude kaupa ja äkki kuskil oktoobrikuus tuli siis plaksti koroonatestide hange ja öeldi, et ei, meil ei ole aega, meil on 4 päeva aega, helistati ühele firmale, firmalt saadi 2 korda kallim pakkumine, see firma teenis 3 miljonit eurot hurraaga juurde, räägitakse, vähemalt kurjad keeled räägivad, et see Reformierakonnaga lähedalt seotud, aga ikkagi selle eest ei ole mingit karistust, et 3 miljonit lasti tuulde, 6 aega hiljem saadi poole odavamalt testihange, nii et siis palju õnne Mario Kadastik, Eesti energeetika juht, et selline tema oli siis Kersna nõunik sellel ajal, et nemad juhivad Eesti energeetikat ja teevad koorma kergemaks, et teil on vähem raha, teil on vähem sissetulekut, teil on vähem ostujõudu. Te saate nende sõnamulina saatel vapustavalt koledad maastikud, tuugenitest läbi tikitud ja siis veel on selle, kuidagi püütakse teaduslikku jutu sisse maskeerida seda kõike. Nii et oleme tagasi siirdumas lõssenkismi ajastusse, sest 150 sugu ei ole mitte midagi muud kui Trofim Lõssenko tagasi tulek. Ja mina ütlen, et kus on Teaduste Akadeemia, kes ütleb, et meil aitab, et ärge naeruvääristage Eesti teadust, sest ta on ju teadusminister, ta ei ole mingisugune lilla MTÜ võitleja, kes saab riigilt raha, ta on teadusminister, ta ei saa sellist jampsi ajada inimestele, et õpilased ju naeravad, kui inimese õpetuse õpetaja tuleb klassi ette ja hakkab rääkima, et 20 sugu on olemas ja kallid inimesed, see ei ole välja mõeldis. Inimese õpetuse õpik oli see veel 8. klass või? 8. klassi inimese õpetuse töövihikus on mustvalgelt kirjas, et on olemas 20 sotsiaalset sugu. Nii et leiutage ise, mis nende sugude nimed on, guugeldage ja teil tõusevad ihukarvad püsti ja siis ei tundu enam üldse naljakas, et meie laste ajusid pestakse ja nemad pesevad meie laste ajusid, et kamandagu siis oma kodus, miks nad meie laste ajusid tulevad iga hinna eest pesema. Me tahame oma lapsi varsti siis kodus kasvatada, et sellised hullused neile kaela ei määritaks kooli. No inimesed panevadki lapsi kristlikesse koolidesse, et neile ei räägitaks mingist sooideoloogiast, et on homoideoloogiast, et on 2 isa ja mehed võivad sünnitada ja aga see kõik on ühe ja sama mustri kord
kordus, et ühtegi otsust tegelikult ei tehta ju enam rahva nimel, vaid kas seda tehakse mingi ärikliki nime soovide kohaselt või tehakse ideoloogia kohaselt või välismaa peremeestele meeldimiseks, kes näiteks välismaa sotsiaaldemokraadid käivad kogu aeg siin masseerimas meie omad ajusid. Von der Leyeni tüüpi globalistid. Just, et nad teevad ka nagu sellel nimel, et toimuks see Euroopa Liidu nagu föderaliseerumine, et paljud otsused ju viivad ka vaikselt selleni, et me kaotame oma iseseisvust. No aga näed, Toomas Hendrik Ilves, Eesti endine president, läkski täiesti paduföderalistlikusse parteisse, mille eesmärk on Euroopa Liidust riigi kujundamine, föderaalriigi kujundamine. See tähendab ju seda, et ta töötab Eesti põhiseaduse preambula paragrahv 1 vastu, mis ütleb, et Eesti iseseisvus on aegumatu ja võõrandamatu. Ja lõpetuseks teile pisut tuju tõstmiseks, et oli ju ka üks väga tähtis sotsiaaldemokraat eelmises Riigikogu koosseisus, Indrek Saar, kes rääkis siis Riigikogu kõnetoolis, et kas samast soost inimesed võivad saada lapsi. Nii et selline superteaduslik väide, et mehed võivad lapsi saada oma vahel, see oli siis sotsiaaldemokraatide suur juhtmõte. Aga aitäh kuulamast, kohtume järgmisel nädalal, ikka laupäeviti kell 12 järelkuulamisega uutes uudistes ja Tre raadio leheküljel, vajutage seal Virumaa lõigu peale ja leiate kõik kordused ja muidugi jagage lahkesti seda saadet sotsiaalmeedias, oleme selle eest tänulikud, et me murrame infoblokaadi ja tsensuuri selle saate abiga, mille nimeks ongi Vaba Sõna. Ja suured tänud ka minu poolt ja ilusat kevade jätku ja pange ikka kartul ka maha. Aitäh! Te kuulasite raadiosaadet Vaba Sõna, järelkuulamine treraadio.ee ja uueduudised.ee.